valdkonna õpirändeprojekte tutvustava webinari fookuses on meil kõigepealt väike ülevaade üldse Erasmuse programmist, et te saaksite aru, mis võimalusi veel on ja võib-olla te leiate mõne teise võimaluse, mis teile sobib paremini kui õpiränne. Näitame teile korraks ka lühidalt meie tiimi, kes tegeleb õpirännetega. Kindlasti teid huvitab eelarve, mis on eelarvestamise põhimõtted, et võib-olla täpsetest numbritest on võib-olla vara rääkida, aga seda saate alati programmijuhendist lugeda. Räägime, missuguseid õpirändetegevusi saab üldse läbi viia, et päris igat mõtet me kindlasti ei saa toetada. Mis on need olulised kvaliteedi põhimõtted ja üldse on sellised programmi aluspõhimõtted, mis need on, millest tuleb teil ja meil lähtuda. Ja ka mõned kindlasti näpunäited ja erinevad lingid ja infoallikad, kust saab veel midagi kasulikku, mis teile võib kasuks tulla. Erasmus pluss programm on siis haridusprogramm, et toetades küll ka noorte ja spordi ja erinevaid, aga pearõhk on siiski haridusel ja enesetäiendamisel. Siia programmi kuulub 33 riiki, põhiosa riikidest on Euroopa Liidu riigid, aga siiski ka mõned kandidaatriigid ja Euroopa majanduspiirkonna riigid, aga on meil üks slaid, mis räägib sellest lähemalt. Siin näete seda struktuuri ja kus need õpirändeprojektid asuvad, et on võimalik ka teha selliseid koostööprojekte, kus on võib-olla juba sellised käega katsutavam tulemused, ühiselt valminud materjalid ja ka selline poliitika või Jean Monnet, aga õpiränne hõlmab siis sellist välismaal õppimist ja selle kogemuse siis rakendamist oma asutusse ja selle kogemuse jagamist ka võimalikult laialt teistele asutustele. Siin on meie väike 6-liikmeline tiim. Kõik me tegeleme mingil määral üldharidusega, kuna neid valdkonnaprojekte on väga palju. Aga lõpus ma siis näitan või siit on ka näha, et kelle nime taga sulgudes on üldharidus, siis võib-olla, kui te olete uus taotleja ja teil ei ole oma kontaktisikut agentuuris, siis pigem meie 3 poole pöörduda, mis ma lõpus näitan veel kord, kes me oleme. Aga lihtsalt, et meie kõigiga te võite ikkagi mingites oludes kokku puutuda. Tundub päris hirmuäratav, tundub see summa, et meil on välja jagada 2026. aastal üldhariduse õpirändeks peaaegu 5 miljonit eurot. See küll jaguneb akrediteeritud ja lühiajaliste õpirändeprojektide vahel, et akrediteering tähendab seda, et on lihtsustatud juurdepääs Erasmuse programmi rahastustele, aga seda webinari see hetkel ei puuduta, aga et need mõlemad akrediteeritud ja mitte akrediteeritud saavad raha siis sellest potist. Ja muidugi, mis on üks selline keskne infokild on see, et millal on taotlustähtaeg. Taotlustähtaeg on 19. veebruaril kell 1 ja miks on ta keset päeva, on sellepärast, et kui teil tekib näiteks viimasel hetkel mingeid tehnilisi takistusi või asju, siis me oleme kontoris olemas, meil on alati selline eriline päev kontoris, kus me jälgime, kuidas see protseduur käib, me näeme, millal kes esitab ja oleme igal juhul sellel päeval valmis aitama. Kuigi jah, nagu ma hiljem räägin, ega ma viimaseks hetkeks
ei soovita jätta üldse seda taotluse esitamist, aga noh, näiteks kui taotluse esitamine oleks keskööl, siis keegi meist ei oleks siin võimeline teid aitama. Võib-olla on ka asjakohane rääkida sellest, kes on siis sellesse konkreetsesse Erasmuse tegevusse oodatud. Üldhariduse valdkonda on oodatud lasteaiad, samuti lastesvõimed, põhikoolid, gümnaasiumid ja igasugused muud üldhariduse valdkonnas toimetavad organisatsioonid, koolipidajatena ka kohalikud omavalitsused ja igasugused õpetajate ja aineühendused, tugispetsialistide aineühendused, koolijuhtide ühendused. Et võib-olla on veel mõningaid organisatsioone, aga see on meie põhiline sihtgrupp. Et loodetavasti kõik tundsid ennast siin ära, kes siin kuulavad. Et kui kellelgi tekib küsimus, et kas nad ikkagi on siin vastuvõetav sihtgrupp, siis saab juba meiega ühendust võtta. Oluline on see, et te saate sellel aastal sellesse üldhariduse õpirändesse esitada ühe taotluse. Ja sinna kõik erinevad tüüpi õpiränded, millest me hiljem räägime, tuleb kõik ühte taotlusesse koondada. Ühte taotlusesse mahub 30 erinevat õpirännet. Võib muidugi teha vähem, aga ei saa teha rohkem. Ja nagu te slaidilt näete, siis saatjad on veel ekstra, et teatud juhtudel võimaldatakse õpiränduritele saatjaid ja selge on see, et õpilasgruppide puhul ei saa kuidagi neid ka üksi saata, et siis nemad sinna 30 sisse ei kuulu. See on selline üldine raamistik on selline, et üks projekt võib kesta 6 kuni 18 kuud. Te ise valite selle kuude kestuse selles vahemikus. Et mõnikord inimesed ajab see segadusse, et ma käin ju nädal aega õpirändel, et mis 6 kuud. Sest me eeldame, et projekt hõlmab mitte ainult neid välismaal viibitud perioode, vaid see hõlmab ka eeltegevusi ja järeltegevusi. Ja samas, kui on mitmeid erinevaid tegevusi, siis näiteks, ma ei tea, oktoobris toimub mingi õpilaste õpiränne, detsembris käivad õpetajad töö varjutamas, siis jaanuaris käiakse kursustel, et see ongi siis kogu tervikprojekt. Ja saate samuti valida, millal teie projekt algab. Aga muidugi mitte päris ükskõik missugust hetke, vaid see hetk peab jääma 1. juuni ja 31. detsembri vahele siis sellel aastal. Samuti on selline reegel, et just seda konkreetset üldhariduse valdkonna õpirändeprojekti saab olla 3 tükki 5 aasta jooksul, mitte taotlusi, vaid rahastusi. Et kui teil on tunne, et teie kool on teinud nagu omajagu neid õpirändeprojekte viimastel aastatel, siis te võite agentuurilt üle küsida. Oluline info on ka see, et taotluse faasis ei pea olema vastuvõttev partner kindlaks määratud. Aga ta võib olla. Meie kogemus on see, mida rohkem fakte on teada teie õpirände kohta, seda kvaliteetsem taotlus on. No, ei pruugi alati nii olla, aga siiski, et mida üldisemalt te räägite, seda madalam on tihti siiski ka kvaliteet. Ja seda ütlen ka, et kui ka taotluse hetkel on üks partner, juhtub vahepeal midagi selle partnerkooliga, siis saab seda projekti kestel paindlikult vahetada. Mis on väga-väga oluline info, on see, et taotlus peab olema koostatud teie oma asutuse poolt. Enamasti on kool, et kui ma ütlen kool, siis ma mõtlen ka lasteaedu ja neid ühinguid, et vabandan, et kui keegi tunneb ennast sellest puudatutena, aga ühesõnaga organisatsioon peab ise koostama taotluse, ta ei tohi seda sisse osta. On olnud juhuseid, et ei tohi olla identne, et isegi on olnud juhuseid, kui õpetaja õpetab nagu 2 koolis ja ta sooviks nagu
oma aineõpilasi siis 2 koolist kaasa võtta ja siis on 2 kooli peale nagu, või tähendab 2 taotlust, identset taotlust esitatud, et kuna me eeldame, et koolid on ikkagi veidi erinevad, neil on erinevad soovid, vajadused, taust on erinev, et siis need taotlused ei saa olla kuidagi identsed, et selle põhjal me võime juba selle lihtsalt konkursist maha võtta ühe taotluse kahjuks. Ja siis on ka üks populaarne küsimus meile on, et kuidas leida partnereid. On selline platvorm nagu European School Education Platform, mille lühend on ESEP. Kui te ka guugeldate ESEP, siis te leiate kohe selle koha ülesse. Teile võivad sealt huvi pakkuda 2 alarubriiki. Üks on e-twinning. E-twinning on siis ka Erasmuse programmi alla kuuluv veebipõhine koolidevaheline koostöö ja sellel e-twinningu lehel on selline kuulutuste nurgake, kus te saate otsida ja otsida ise partnereid ja vaadata pakkumisi nendelt, kes on avaldanud soovi rahvusvahelist koostööd teha. Ja sealt ESEP-i lehelt leiate ka kursuste ja koolituste kataloogi. Pean juhtima teie tähelepanu sellele, et need kursused seal kataloogis ei ole kuidagi läbi vaadatud, kuidagi nende kvaliteet ei ole kinnitatud ja see ei tähenda, et see kursus peab olema sealt kataloogist. Lihtsalt paljud, kes Erasmuse rahastusega võtavad väga palju koolitujaid vastu, siis nad kasutavad seda võimalust, et ennast seal reklaamida. Aga see ei tähenda midagi ei nende kvaliteedi kohta ja tõesti kursus ei pea olema sealt kataloogist. Ja samuti korraldavad agentuurid, nii Eesti agentuur kui teised Euroopa agentuurid rahvusvahelisi üritusi, seal on nii õppevisiite kui kontaktseminare või teemaseminare. Isegi kui tegemist ei ole kontaktide loomise seminariga, siis alati on võimalik sealt tavaliselt, kui olla ise aktiivne, leida partnereid siis ükskõik mis Erasmuse ja ka õpirände projektideks, et vaadake meie kodulehelt, saadame selle asukoha, kus need slaidid ja materjalid pärast on, saate vaadata neid kiirendiüritusi, et pidevalt on konkurss sinna ühekordsetele üritustele. Õpirändetegevusi me pakume nii õpilastele kui koolitöötajatele. Kindlasti soovitame lugeda, et mitte ära ehmuda, et on olemas selline asi nagu Erasmus pluss programmi juhend. See on paks dokument, mitte lasta ära ehmatada ennast sellest, sest siin on toodud need leheküljed, millega teil on vaja tutvuda, kui teid huvitab see konkreetne asi. Siin oleme veel toonud välja ka sihtkohad. Et ma enne üldiselt, et siis Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa majanduspiirkonna riigid ja mõned siis Euroopa Liidu kandidaatriigid kuuluvad siia. Mis võib-olla eraldi vajab mainimist, on see, et pärast Brexitit Inglismaa siia või Ühendkuningriik siia riikide loetelusse ei kuulu. Võib-olla lähiaastatel see asi muutub, aga selle aasta programmis ei ole meil põhjust sellest rääkida. Õpilaste õpiränded jagunevad individuaalseteks ja rühmaviisilisteks. Et siin ei ole niivõrd vahe selles, et kas nüüd reisitakse koos või eraldi, vaid pigem on individuaalsel ja rühmaviisilisel õpirändel sisuline vahe. Individuaalne õpiränne, olgu ta siis kas nüüd 10 päeva või olgu ta siis aasta aega, seisneb selles, et need õpilased osalevad vastuvõtva kooli õppetöös. Rühmaviisiline õpiränne seisneb selles, et tehakse nii-öelda selle projekti sees üks miniprojekt, kuhu on kaasatud
need Eesti kooliõpilased ja siis vastuvõtva kooli õpilased. No mingil määral võib ju seal osaleda ka tundides, aga põhirõhk on mingisugusel ühistegevusel, et ei saa vastuvõtjad samal ajal osaleda küll täiel määral oma õppetegevustes, vaid et rühmaviisiline õpiränne ei ole kindlasti klassiekskursioon, see on mõlema kooli õpetajate poolt välja töötatud selline väike projekt, kus on haaratud siis vähemalt kahe kooli õpilased. Ja nüüd ma loodan, et meil nagu õnnestub kogemust jagama siia tuleb meile Rene Leiner, kes on Tartu Raatuse kooli arendusjuht ja Tartu Raatuse kool on mitmeid selliseid rühmaviisilisi õpilaste õpirändeid läbi viinud. Nii, tervist. On kuulda? Väga tore. Tervist jah kõikidele uutele Erasmuse või võib-olla on siin ka neid, kes on juba varem kusagil osalenud, aga soovite selle õpirände teekonna siis ette võtta. Ma püüan nagu raamides püsida, aga pigem ma tahaksin rääkida sellistest üldisematest asjadest, kuigi mulle, mis on nagu universaalsemad ka, kuigi paluti tegelikult rääkida just sellest ühest mingist konkreetsest õpirände kogemusest, rühmaviilisest õpirändest. Aga kohe, kui jutt on igav või tahate küsida, siis rammige vahele ja küsige. Et lähme teele. Et ma saan aru, et siin on just see fookus on just nendel õpirändeprojektidel, et siis esimene asi, mis ma tahaks teile kõikidele ja ka endale alati ütlen, et kui te tahate reisida või kui te eesmärk on reisida, siis lihtsalt ostke lennupiletid ja reisige või rongipiletid õpilastega või ka õpetajatega. Et siin Erasmuses on ikkagi, me kasutame Euroopa maksumaksja raha, tema on meie nii-öelda suur sponsor ja tegelikult ei ole ka need selle ja isegi eelmise perioodi õpirändeprojektid nagu mõeldud õpilaste või õpetajate silma või kõrvaringi avardamiseks, vaid tegelikult ikkagi peab sellel olema mingisugune mõju meie organisatsioonidele ehk koolidele. Aga muidugi ei saa olla mõju majale, vaid saab olla ikkagi olla, jah, õpilased tulid. Mul on see koosolek praegu. Aitäh. Vabandust. Ei keeranud ust lukku. Meil on alati uksed lahti. Et mõju saab jah olla läbi inimeste ainult, ehk siis läbi õpilaste ja õpetajate. Kui on soovis, ma võin jagada need lingid, ma ei tea, vist kõige mugavam, kui ma saadan need Annemaile või kuhugi sinna agentuurile, et siis te saate, sest kui ma siia need kuhugi kleemin, siis pärast läheb see aken kinni ja te ei leia neid üles, et kus on, ma võin siis saata näiteks konkreetselt mingi väljavõtte sellest õppeprogrammist, mida me siis konkreetselt selles õpirändes, mis toimus meie Leedu partnerkooliga täpselt aasta tagasi veebruaris. Saan teile saata ka mõjuanalüüsi lingi faili, sellele siis võin saata ka meie akrediteeringu alamlehe lingi, kus te siis saate Aga palun, kas Rene, sa võiksid ikkagi konkreetsest võib-olla mõnest õpilaste rühmaviisilisest õpirändest rääkida, ja? Just sellest ma praegu just räägingi, et ma lihtsalt hiljem te saate seda siis vaadata, et mis see sisu seal või täpne päevakord või mis iganes saate näha, aga see oli meil jah, nüüd 12, 13, 14 aastastele mõeldud õpiränne Leetu, Kaunasesse. Fookus oli seal ettevõtlusõppel, rahatarkusel ja mõjule siis laste ettevõtlikkuspädevusele, mis muidugi ei ole seotud otseselt ettevõtlusega, vaid ettevõtlikkuspädevus on midagi muud. Ja muidugi ka sotsiaalsed pädevused läbi siis praktiliste kogemuste, et muidugi ka need samad eesmärgid, mis on kõikidel tööandjatel täna, et koostööoskused, iseseisvus, oskus ise probleeme tõstatada ja neid lahendada. Pealkiri oli meil sellel miniprojektil nii-öelda Promoting Entrepreneurship Education. Meil oli hea partner Leedus seetõttu,
et nendel ongi või tähendab, nii-öelda suund on juba algklassidest peale ettevõtlusel, et nad on ka nagu nii-öelda torukool, neil on gümnaasiumis ka eraldi ettevõtlusõpe ja seetõttu nemad on meil juba vana partner üle 10 aasta, et väga usaldusväärne partner, et seetõttu sai nad ka valitud. Ja meie huvi oli siis ennekõike, meil ei ole ettevõtlusõpet ega õpilasfirmasid ega midagi sellist me ei tee, aga läbi selle siis arendada ka õpilaste ettevõtlikkust ja saada siis ettevõtlusest ka mingisugune arusaam. Sest Leedus me siis alustasimegi töötubade õppekäikudega, õpilased pidid ise siis looma oma kontseptsiooni või oma sellise väikse firma ja siis toimusid ka õppekäigud, et me teame, et õppimine ei toimu ammu enam klassiruumis, vaid kõige pikem tund koolis on ka vahetund, kui te kõik need numbrid kokku loete. Ja nagu mulle meeldib öelda, et sügavam õppimine toimub ikkagi väljaspool mugavustsooni, kus eksimine on lubatud ja areng vältimatu. Ja Eestis, kuna see oli meil nagu ühendatud, me üldiselt töötame alati sellises võtmes, kui see on võimalik, seni on see peaaegu alati olnud võimalik, et me võtame vastu ka sellelt samalt koolilt sama seltskonna õpirändega, et see mõju oleks veel suurem ja töötame nagu sama metateema all. Ja me valmistasime seda ette ka koos õpetajatega, veetsime tunde Leedu õpetajatega online'is vesteldes, kokku leppides teemasid, sisusid, meetodeid, väljundeid, mida iganes. Ja töötasime välja selle programmi, mis kestis tegelikult siis nädal aega Leedus ja siis mõned päevad ka Eestis. Nende õpiränne oli veidi lühem, aga siis lõpuks Eestis ta päädiski siis nende edasi arendatud äriideede, toodete, prototüüpide tutvustamisega, kus olid siis juba ka täpsemad rahalised kalkulatsioonid ja nii edasi. Et meie see eesmärk oligi viia need lapsed siis ikkagi sellisest tavalisest mugavustsoonist välja ja seal olid, ma lihtsalt toon näited, et mis olid mõned sellised märkimisväärsemad tegevused, mida nad tavaliselt ei selles vanuses ega ka koolis ei koge. Et üks suuremaid väljakutseid oli neil näiteks tänavatel võõraste inimestega suhtlemine, kus nad pidid siis oma äriideed testima, et kuidas inimestele see asi peale läheb. Et see, eriti tänases nutiühiskonnas, kus lapsed ei suhtle isegi omavahel, aga nad pidid seal tänaval suhtlema, et see arendas nagu tohutult nende, avaldas nagu väga suurt nagu mõju nende suhtlemise julgusele ja kõigele sellele. Siis tutvuti ka Eesti-Leedu maksusüsteemide erinevusega, et kuidas siis ettevõtluskeskkond riigiti erineb, muidugi vastavalt selle eakohasusele, et seal väga detaili ei mindud. Muidugi väga oluline roll oli, kui te siin hakkate oma neid õpirändeprojekte tegema, siis Euroopa Komisjoni need nii-öelda prioriteedid on ka alati üleval ja üks nendest on kindlasti keskkonnateadlikkus ja vastutustundlikkus ja me tegelesime ka sellega. Siis Kaunase Tehnikaülikoolis oli meil rida kohtumisi ja töötoad, kus siis õpilased arvutasid näiteks oma ökoloogilist jalajälge, arvutasid selle üle, kuidas loovus ja innovatsioon saavad siis seda jätkusuutlikke ärimudeleid toetada. Ja lisaks oli ka väga suure mõjuga külaskäik sotsiaalsesse ettevõttesse ehk siis ühte kohvikusse, kus siis töötavad puuetega inimesed. Antud juhul oli seal väga palju Downi sündroomiga inimesi, kes töötasid siis teenindajatena ja see kogemus muutis nagu väga tugevalt siis ka õpilaste arusaama kaasamisest, mis on jällegi üks Erasmuse prioriteete ja pani neid ka mõtlema, et milline roll ettevõtlusel laiemalt võib olla. Et ka just see sotsiaalne mõõde hästi oluline. Nii, aga ütleme, see, millest ma tegelikult tahaks rääkida, on see, et ühelgi õpirändel ei ole tegelikult sellist kindlat retsepti, et see on selline nagu rätsepa töö, aga kindlasti on mingid aspekte, mida võiks arvesse võtta. Et esimene on kindlasti see, et te mõtleksite täpselt läbi, et milleks te tahate ikkagi seda õpirändeprojekti ellu kutsuda. Ja just nimelt siis läbi selle, aga neid asju te ei pea ise välja mõtlema, vaid need peaksid teil olema kirjas teie arengukavades, kus te siis saate need välja võtta ja te ei pea ise oma nii-öelda põlve otsas neid välja mõtlema. Et üks suurimaid vigasid võib-olla, mida tehakse, vahest on need paratamatud, on see, et see on väga, et Erasmust hakatakse tegema mingi väga väikse kildkonna
kildkonnana ja siis hakatakse neid eesmärke kuidagi ise välja mõtlema ja siis ta jääbki sinna kuhugi sellisesse mingi seltskonna nagu selliseks erahobiks. Et tegelikult, mida rohkem te võtate just neid kooli eesmärke, arengukavalisi eesmärke, seda rohkem saadakse koolis ka aru, et te tegelikult tegelete tõsise asjaga, mitte lihtsalt ei vii ellu mingisuguseid rändeid, mille jooksul siis lapsed saavad kuhugi välismaale ja õpetajad siis nendega koos. Et see on kindlasti oluline, et te need eesmärgid nagu teadvustaksite ja see aitab teil tegelikult ka müüa paremini seda asja lõpuks tervele koolile maha. Muidugi juhtkond on seal niikuinii eest, aga küsimus on, et õpetajad peavad ju ka taha tulema. Teine asi, mis ma olen nagu märganud, on see, et Euroopas on tekkinud selline väsimus õpilastest, et mõned suisa ütlevad välja, et mina ei viitsi nende õpilastega üldse enam mingeid rändeid teha, et parem reisime siin õpetajatega ja käime kursustel ja töövarjudeks, et õpilastega on jube tüütu. No siis mul tekib alati küsimus, et miks nad siis õpetajaks läksid, kui nad lapsi nagu üldse ei salli selles kontekstis. Aga minu soovitus on kindlasti, et kui te nüüd õpirändeprojekti kirjutate, siis kirjutage sinna kindlasti sisse ikkagi ka midagi õpilastele. Esiteks see aitab teie kooli mainele kõvasti kaasa ja maine on tegelikult hästi oluline ka sisulises aspektis, et meil on täna juba ikkagi konkreetseid näiteid, kus meie kooli tuuakse laps just nimelt seetõttu, et meil on see maine just selle rahvusvaheliste projektide osas nii kõrge ja tuntud, et jah, et ma tahan, et minu lapse... Vabandust, me peame vist vaikselt kuidagi püüdma kokku tõmmata. Teeme nii. Okei, just ma mõtlen veel, kas ma panin midagi kirja, mis ma tahtsin öelda. Just, et tegelikult Merike vist enne ka ütles, et kui te otsite endale partnereid, siis võimalikult palju suhelge ja leidke see partner, kes tegelikult suudaks ellu viia ka teie eesmärke. Sest tegelikult teie koolil on omad eesmärgid, kuskil koolil on teised eesmärgid ja tegelikult ka hindaja näeb selle läbi, et muidugi te ei pruugi sinna panna mingisuguseid konkreetseid koole, aga Merike soovitus oli, et võiksite panna, et muidugi alati võib tunduda mõni koht maakaardil nagu väga selline ahvatlev, aga tegelikult minu endagi kogemus, mida on juba nüüd 14 aastat ja olen mingi üle 1000 õpirände kindlasti ellu viinud, ma mõtlen nii-öelda isikuliselt ja sageli on see nii-öelda piiri taga Lätis, Leedus on palju mõjusam olnud kui kusagil kaugemal, aga see ei tähenda nagu seda, et see oleks mingi reegel. Lihtsalt siin on võib-olla mingisugused töökultuuri asjad sarnasemad, me suudame sarnasemalt eesmärke püstitada ja nii edasi. Ja kindlasti on see usalduse küsimus, et see on sama nagu abieluturul või inimsuhetes, et usaldus on alati kõikide asjade alus ja samamoodi ka õpirännetes tegelikult, et seda võtke kindlasti arvesse. Ma ei jõudnud rääkida nüüd nendest blendid asjadest ja keelkohtumisest, meil oli ka selles õpirändes tegelikult eelkohtumine, kus õpilased juba siis online'is kohtusid ja rääkisid omavahel sellest, millised on nende enda ideed, soovid, eesmärgid, tunded ja siis selle baasil me siis viisime need õpilased kokku gruppidesse, et vastavalt siis nende huvidele nad siis lõid siis oma selle virtuaalse ettevõtte. Jah, aga aitäh, et saame võib-olla teinekord pikemalt rääkida sellest, et just, et kui keegi tunneb huvi asjade vastu, siis võib mulle kirjutada ja et siis on, jah. Aga suur tänu. Aitäh kõikidele. Nii, ma avan siis taas selle ettekande. Nii. Me oleme siis õpilaste õpirände juures. Ja näete, et igal pool on ka piirid antud, et kui palju õpilasi on siin grupis. Eks ju, et rühmaviisilist võib juba nii-öelda kahe inimeselise grupina teha, pluss saatja või saatjad. Ja lühiajalisel on ka siin ja pikaajalisel individuaalsel õpirändel on oma piirid, et nendest siis tuleb kinni pidada. Nii, mida me pakume töötajatele? Töötajate puhul on väga oluline meeles pidada, et kõik töötajate õpiränded on individuaalsed
isegi kui minnakse kolmekesi samal ajal samas kohas toimuvale kursusele või viiekesi töö varjutama mingisse partnerasutusse, siis igaühel on ikkagi oma individuaalsed õpiväljundid, oma individuaalsed, eriti töö varjutamise puhul on need, et eripedagoogil ja direktoril ei saa olla samad sihid õpirändesse minnes. Et võib-olla mõni õpiväljund kattub mõnedel õpirännetel, mis toimuvad samal ajal samasse kohta, aga ei saa olla nii, et läheb mitmeliikmeline grupp ja kõik õpiväljundid on identsed, sest juba ju rollid asutuses on teised ja huvid on erinevad. Et siin tasavägist võitlust esimese koha nimel populaarsuselt siis aasta-aastati peavad kursustel osalemine ja töö varjutamine, et kord on üks peal ja teine seal järel ja vahel on nagu vastupidi, siis oleneb aastast. Aga nagu osalejad ise on öelnud, et nende arvates on töö varjutamine nagu sisuliselt kasulikum kui kursustel osalemine. Kursustega on see teema, et ka väga kogenud taotlejad lähevad vahel nagu alt sellega, et kursuse programmis võib kõike väga kenasti kirjeldada. Aga kui minnakse kohale, siis see reaalsus ei pruugi vastata sellele kirjeldusele. Aga ma ei ütle, et kindlasti mitte ärge nüüd minge kursustele, aga lihtsalt see on tagasiside osalejate poolt. Ja töö varjutamine, selle on nagu tulnud selle aasta programmi juhendisse täpsustus, et vähemalt 2 töövarjutaja kohta võib ka muidugi igalühel olla oma mentor, aga vähemalt 2 töövarjutaja kohta peab olema üks mentor. See tähendabki seda, et ikkagi töö varjutamine on see, et te jälgite konkreetse inimese tööd, et ütleme, kui läheb 5 inimest koolist korraga, siis eripedagoog jälgib eripedagoogi tööd, ma ei tea, inglise keele õpetaja tööd või siis vähemalt mingisuguse keeleõpetaja tööd või mingit sellist töölõiku, mis annab tema töös midagi. Et väga tihti tahetakse läbi viia õppevisiite, kambakaupa lihtsalt tutvuda haridussüsteemidega ja nii edasi. Et haridussüsteemiga tutvumine võib olla nüüd, ma ei tea, tunnike sellest kogu töövarjuperioodist ja kindlasti sellega võib ka tutvuda, aga õppevisiiti sellist formaati meil hetkel programmis pakkuda ei ole. Siis õpetamine välisriigis on väga alakasutatud tegevus, et see ei pea olema üldse niimoodi, et keegi läheb aastaks ära, see on samamoodi või paar päeva, et te võite minna õpetama oma partnerkooli mingit teemat, mida teie väga hästi valdate ja millest on ka vastuvõtja huvitatud. Muidugi kindlasti nõuab võib-olla suuremat keeleoskust kui töö varjutama või kursusele minek. Ja kursustele, koolitustele on siin aasta-aastalt lisandunud kitsendavaid nõudeid, sest koolituste korraldajad on eraettevõtted ja neil on muidugi huvi saada võimalikult head tasu ja kes soovib rohkem panustada, kes vähem panustada ja selleks, et programm soodustaks pigem haridusasutuste omavahelist koostööd, siis me näeme, et kursusi veidi piiratakse. Hetkel kehtivad sellised nõuded kursusel osalemisele, et ühel ja samal kursuse sessioonil saab osaleda 3 inimest ühest ja samast saatvast asutusest, et samuti peab toimuma kursus samas riigis, kus kursuse korraldaja on registreeritud. Ehk siis, kui kursuse korraldaja on registreeritud Soome, siis peab kursus toimuma Soomes, ta ei või toimuda kuskil Itaalias või ma ei tea, Bulgaarias või Tšehhis, vaid ainult Soomes. Või
et vähemalt teie ei saa selleks raha kasutada, kui toimub kuskil mujal. Kui teil on mingi väikesemahuline projekt, siis see võib koosneda ainult kursustest. Kui te ületate sellist rahalist piiri nagu 20 000, siis seal peab poole võivad kursused moodustada kuni või vähem ainult kuni 50% sellest. Et suuremamahulised projektid, et teil ei saa olla 50 000 eurone projekt, kus on ainult kursused, et seal peab olema ka kas õpilaste õpirändeid, töövarjutamist, ekspertide võõrustamist, millest lisategevustest me ei ole veel rääkinud. Siis on oluline, et kursustel peab olema osalejaid erinevatest riikidest. Ei saa olla, et ainult teile, kuna on ka see 3 inimese piirang, et vaevalt, et keegi 3 inimesele kursust hakkab tegema, aga ütleme, peab olema erinevatest riikidest, et ei saa olla Eesti erinevatest koolidest ainult osalejaid. Et asi ei ole selles, et sellest nagu sõltuks kursuse kvaliteet, aga kuna tegemist on rahvusvahelise haridusprogrammiga, siis siin igal võimalusel soodustatakse kontaktide sõlmimist teiste riikide esindajatega. Nii kutsealase koostöö kui ütleme kooliarenduse eesmärgil. Ja see kursuste sisu peab vastama teie eesmärkidele, mis te olete oma taotlusesse kirja pannud ja samuti jah, et peab olema nagu veenev, et selle osaleja profiil ja kursuse profiil lähevad omavahel kokku. Aeg-ajalt tekib jah küsimus, et kas konverentsile saab minna. Konverentsile minek ei ole täiesti välistatud, aga konverents peab vastama järgmistele nõuetele. Seal peavad olema kvalifitseeritud koolitajad. Konverentsi korraldaja peab olema võimeline teile andma osalemistunnistuse, kus on individuaalsed õpiväljundid välja toodud ja see konverents ei saa olla selline passiivse kuulamisega konverents, vaid ta peab suuremas osas sisaldama aktiivseid tegevusi, töötubasid, praktilisi harjutusi, et samamoodi, et saate kontakte sõlmida teiste riikide esindajaga ja midagi aktiivselt õppida. Nende nii-öelda töö või õpirännete ampluaa sellega päris ei piirdu veel. Nagu ma juba enne korra mainisin, võite endale ka hariduseksperti oma asutusse kutsuda kuskilt teisest riigist. Tal peab olema mingisugune saatev organisatsioon. Ja oluline on see, et te saate kutsuda seda oma töötajate või ka mitme kooli või mitme lasteaia töötajate nii-öelda harimiseks, just töötajate nii-öelda koolitamiseks ühe eksperdi. Mis on siin see nii-öelda nõrk koht on see, et talle küll makstakse samamoodi nagu siit väljaminejale elamiskulusid ja reisikulusid, aga töötasu nagu programmist ei ole ette nähtud. Et siin peate siis mõtlema, kas te leiate selle kulu oma eelarvest või teete seda kuidagi vastastikuselt või kuidas see on. On ka selline minu teada Eestis veel selles programmis mitte kasutatud tegevus on õpetaja praktikandi vastuvõtmine või midagi, võib-olla keegi isegi võttis viimasel, aga väga-väga vähe kasutatud, sest väga raske on neid praktikante ja koole kokku viia, aga te võite proovida, kui te olete huvitatud õpetaja praktikandist, kes saab omale ülikoolist Erasmuse stipendiumit, siis te võite panna näiteks kuulutuse sellisele lehele nagu erasmusintern.org, et seal siis vahetavad siis praktikakoha otsijad ja pakkujad omavahel infot. Ja ettevalmistavad kohtumised on näiteks, kui soovite pikemaks ajaks õpilasi või mitut töötajat saata õpirändele kuhugi vastuvõtvasse asutusse, aga te ei ole kindel, et kas te usaldate sinna oma õpilasi saata või
täpsemalt kokkuleppeid teha või te ei ole kindel, kas teie töötajad saavad seda teemat sealt piisavalt õppida, siis võib ka planeerida sellesse samasse projekti, seda ei saa projekti eelselt teha, seda saab teha projekti sees, et ütleme, ma ei tea, septembris lähete ettevalmistavale visiidile ja siis, ma ei tea, jaanuaris või mis detsembris teete siis päriselt selle õpirände, kui muidugi need tingimused vastavad teie vajadustele. Ja samuti, et kui näiteks ettevalmistav lähetus toimub ja te leiate, et teil ei ole mõtet sinna organisatsiooni minna, siis keegi teid ei karista, kui te sinna ei lähe, aga siis te peate valima mõne teise riigi ja sinna te siis tõenäoliselt teil enam sinna ettevalmistavat visiiti siis ei õnnestu korraldada, aga ikkagi on võimalik see põhiõpiränne läbi viia. Ma ei hakka, et seda infot on väga-väga palju. Ma lihtsalt toon siin välja, mis tüüpi kulusid kaetakse, et need täpsemate summadega võite tutvuda programmijuhendis. Aga lihtsalt, et te saaksite aru, et asutusele, mis on ka nagu oluline võib-olla välja tuua, et individuaalseid taotlusi, et ükski õpetaja ise ei saa meile taotlust esitada, et saab ainult organisatsioon esitada meile taotlusi. Ja sellepärast on olemas selline kululiik nagu korraldustoetus. See on koolile siis või muule üldharidusorganisatsioonile selleks, et kvaliteetselt õpirändeid läbi viia. Aga te võite ka kõik selle korraldustoetuse summa suunata kas lisaõpirännetesse või olemasolevatesse õpirännetesse, sest reisitoetuse summa sõltub sellest, kui kaugel asub teie asutus sellest sihtkohast, tuleb kasutada vastavad kalkulaatorid selle vahemaa arvutamiseks ja kuna me soodustame sellist keskkonnasäästlikku reisimist, siis need summad keskkonnasäästlikuks reisimiseks on veidi suuremad kui lennukiga reisimiseks. Individuaalne toetus on elamistoetus, te saaksite seal süüa osta, nii-öelda majutuda sihtkohas, siis on selleks ka raha ette nähtud. See elamiskulud on erinevad töötajate ja õppijate puhul ja kui te programmijuhendit vaatate, siis seal on nagu vahemikud, et siis te teate, et Eestis kehtivad maksimummäärad. Et see kõige suurem summa, mis seal on, siis see on Eesti summa. Kaasamistoetused, üks meie programmi aluspõhimõtetest on vähemate võimalustega osalejate kaasamine, et kui on vaja mingit abi, et keegi saaks kaasa tulla, selleks on siis see kulurida. Ettevalmistavad kohtumised käib nagu eraldi kulurea alla, siis on konkreetne summa olenemata pikkusest või sihtriigist. Kursuse tasud, seal on ka omad piirid, mis maani me seda tasume. Keeleõppetoetust, ma arvan, ei ole enamikul juhul võimalik eraldi taotleda, sest programmi poolt on selline veebikeskkond olemas, kus saab oma keeletaset testida ja ka keeli õppida ja enamik populaarsemaid ja vajalikumaid keeli on seal olemas. See on väga erandlik, kui on seda keeletoetust võimalik üldse taotleda. Ja erakorralised kulud, et siin on toodud lihtsalt programmijuhendi lehekülg, kus te saate nende erakorraliste kulude kohta lugeda, et see enamikul juhtudel, ma ütleks üle 95% juhtudest ei ole teil mingeid erakorralisi kulusid vajalik taotleda. On oluline, et mida mõlemat ka taotluses hinnatakse, et teie taotlus vastaks nii valdkondlikule ehk siis Euroopas üldhariduse
valdkonnas olulistele prioriteetidele kui ka sellistele läbivatele teemadele, mis on just Erasmuse pluss programmi tarbeks välja töötatud. Selles mõttes, et üldhariduse programmi eesmärgid on üsna sellised laiad ja on vahest esinenud taotlusi või õpirändeid või eesmärke, mis ei ole nagu nendega seotud olnud, aga see on väga erandlikud juhud, sest õpetamise kvaliteedi parandamine ja Euroopa haridusruumi loomine ja selline õpetajate professionaalne areng ja õpilaste osalemine õpirändes, need on tegelikult teemad, millega ikkagi suurem enamus õpirändeprojektidega tegeleb. Ja sellised horisontaalsed prioriteedid on kaasamine, digipööre, keskkonnasäästlikkus ja osalemine demokraatlikus elus, aga tahaksime, et sellele et need ei oleks lihtsalt mingisugused sõnad ja et mis see siis täpselt on, et mida teie saaksite praktiliselt oma konkreetses projektis rakendada, sest tõesti seda hinnatakse, sellele antakse punkte, kas te olete nendega teemadega arvestanud või mitte. Kaasamise all on just oluline, et kuidas te kaasate õpirännetesse neid töötajaid ja õpilasi, kellel on mingid takistused. Et selle kohta on, minu oli programmi juhendis kuskil leheküljel 7-8 on siis toodud need vähemad võimalused välja. Ja see ei pea olema tõesti füüsiline puue ega hariduslik erivajadus, neid takistusi on seal erinevaid. Et kui te kaasate selliseid vähemate võimalustega osalejaid, siis see annab juba punkte või õigemini, kui te neid ei kaasa, siis te jääte mõnedest punktidest ilma. Keskkonnasäästlikkus, esimene asi on, kas te teete keskkonnasäästlikku reisimist. Kas te reisite siia lähiriikidesse rongi, bussi, auto jagamisega? Laeva küsimus on meil hetkel selline lahtine, aga rong, buss ja kindlasti sõidu jagamine on need, mis loevad. Samuti digiprioriteedi all, kas te korraldate põimitud õpirändeid, mis tähendab, et osa õpirände osa sisulist tegevust toimub virtuaalselt, siis toimub füüsiline osa, et kui on selline kombineeritud õpiränne, siis seda näiteks vaadatakse digiprioriteedi all. Ja osalusprioriteedi all, et kuidas te saate kaasata just nimelt ka selle projekti väljatöötamisse näiteks õpilasi, õpetajaid. Samuti teie konkreetses taotluses on küsimus see, et selles, kuidas kaasatakse teisi, kuidas te olete seotud Erasmuse koolide võrgustikuga, et kas te suhtlete teiste koolidega Eestis, kes on Erasmuses aktiivsed või siis ka teil on aktiivne partnerkoolide võrgustik välismaal. Teil on lausa kaks lehekülge sellest taotlusvormist on need, kuhu te ei pea mitte midagi kirjutama, aga te peate need hoolega läbi lugema. Rääkisime nendest aluspõhimõtetest, mis jääb esimese alapeatüki alla rääkisime, aga et sellega, kui te taotluse allkirjastate, siis te allkirjastate selle, et te olete nendega nõus, te kavatsete neid põhimõtteid järgida. Et te vastutate kogu toimuma eest, finantside eest, tegevuste kvaliteedi eest, korraldate kogu praktilise
praktilise asja, mis on vaja õpirännetele minekuks korraldada, et te valmistate osalejaid ette, et te mõtlete välja, mis on õpiväljundid koostöös vastuvõtjaga. Ja te jagate ka, et te jagate igal pool infot, et kus te raha nendeks tegevusteks saite ja jagate ka oma tulemusi nii oma organisatsiooni sees kui sellest väljapool. Et ja kuigi meil on eraldi webinar selle kohta, kuidas siis täpsemalt juba kvaliteetset taotlust koostada, mille kohta ma annan infot ka hetke pärast, aga tahan tuua välja siin selle laia pildi, kuidas see siis peaks olema. Et kõigepealt te siis koostöös oma asutuses rohkem kui ühte inimest kaasates koostate sellise vajaduste loetelu või mõtlete välja, mis on kooli vajadused. Ja siis mõtlete ka just nendele vajadustele selle projekti kontekstis, mida on võimalik nagu kuidagi siduda õpirännetega, sest ei ole ja siis välja töötada nagu eesmärgid, et ühesõnaga asutuse vajadused, eesmärgid ja sooritatavad õpiränded peavad olema omavahelises seoses. Ei ole mõtet võtta projekti eesmärgiks midagi sellist, mida te ei saa õpirännete kaudu saavutada. Ja meil toimus kevadel eesmärkide sõnastamise koolitus, aga kuna seal sai osaleda piiratud arv inimesi, siis koolitusele jätkuks või lisaks valmisid lühivideod, mis õpetavad SMART nii-öelda meetodil või SMART põhimõtete järgi eesmärke sõnastama. Et need on meie kodulehel olemas. Siin on ka link, me kindlasti, kui saadame teile materjalid, on ka välja toodud, et saate nende videodega tutvuda. Ja valige sellised eesmärgid, mida te saate mõõta. Et tahame oma uutele värsketele videodele siin tähelepanu pöörata. Ja meie kodulehel on tõesti üks, mida ma ise ka nõustamisega seoses väga tihti kasutan, on see kuu või ajajoon. Kui te lähete õpiränne üldhariduses ja liigute, scrollite nii-öelda sinna allapoole, siis te märkate seda pilti, nagu on siin. Ja siit on väga hea minna, et kui teil ei ole näiteks veel Euroopa komisjoni keskkondade kasutamist olemas, siis saate siia lehele, kus te saate selle kasutaja teha. Siis saate edasi registreerida kooli, kui ei ole see kool veel või mis iganes organisatsioon registreeritud, saate talle teha sellise hoidkoodi. Ja siis tuleb edasi juba taotluskeskkond ja nii edasi ja nii edasi, et minu meelest see on päris hea, mida kaudu liikuda. Ja soovitame tõesti, mina soovitaksin enne taotluse tähtaja kukkumise päeva see taotlus esitada. Aga selles mõttes seal ei ole mingisugust nagu, kuidas ma ütlen, mingit kauplemist ei saa olla, et süsteem vaatab, et kui on ka, ma ei tea, pool minutit hiljem, siis taotlus ei lähe arvesse, et see kellaaeg 19. veebruar kell 1 ja mitte sekunditki hiljem, et süsteem on üsna paindumatu. Siis, kui te olete õigeaegselt taotluse esitanud, siis sellele järgneb taotluste tehniline kontroll ja hindamine. Et hindamine on 100 palli süsteemis. Te peate saama vähemalt 60 punkti, aga tõenäosus on selliselt konkurents nii suur, et 60 punktist ei piisa. Et alla 60 punktist puhul ei ole isegi võimalust, et see läheks rahastamisele, aga lihtsalt 60 punkti on ka liiga vähe.
ma ei tea, see piir on võib-olla seal kuskil, ei teagi, võib-olla 70 punkti juures siia-sinna. Ja sellega peate ka arvestama, et me ei maksa teile kohe kogu toetust välja, vaid pigem 80%, mõnel erandlikul juhul ka on mingeid teisi skeeme, aga enamikul juhtudel on 80% ja selle 20% siis peate vahepeal ise leidma ja kui me aruande siis heaks kiidame ja need õpiränded, siis saate ka ülejäänu vastavalt sellele, kas siis reegleid on järgitud või mitte, et see on ka oluline, et see summa, mis alguses eraldatakse, on esialgne summa ja see lõppsumma oleneb mitmest asjaolust. Kas õpiränded on olnud abikõlblikud, kas te olete seal neid vahemaid õigesti arvestanud ja nii edasi. On veel kord toodud tähtaeg välja. Siin on siis reklaam meie järgmisele veebiseminarile, mis toimub siis järgmise nädala kolmapäeval. Saate registreerida. See on ka kell 3, aga teisel nädalapäeval. Et seal tahamegi rääkida sellest, kuidas kvaliteetset taotlust koostada, mis on nagu tüüpilised probleemid, mida me oleme märganud ja kõike, mida me nagu ise oma kogemusest oskame teile selle taotlusvormi täitmise kohta öelda. Ja need on siis meie tiimi 3 liiget, kes on põhiliselt nagu suuremas mahus üldharidusega seotud või ainult üldharidusega seotud. Et meie poole võite pöörduda igasuguste küsimustega. Ja ma tänan kõiki, kes siia täna kogunesin ja lõpetan sellega jagamise ära. Ja me lõpetame ka salvestamise ära ja nüüd on võimalus